Minu jaoks tähendab heaks kodanikuks olemine, sotsiaalselt aktiivne olemine, ühiskondlikes projektides kaasalöömine, inimeste aitamine ja aktiivse elu elamine. Vabatahtlikes projektides osalemine, vabatahtlik töö, vaeste aitamine, oma kodanikukohuste täitmine, nagu rikkumistest teatamine politseile. Ja rääkides rikkumistest, siis näiteks kui tänaval näed kuritegu, siis mitte kõrvalvaatajaks jääda, vaid sõna võtta ja aidata abivajajaid. Samuti tähendab hea kodanik olemine oma kodanikukohuste täitmist, mitte täitmata jätmist. Kas või pere loomine, laste kasvatamine. Inimene on juba hea kodanik iseenesest siis, kui ta on oma eluga rahul. Kui ta ei vingu, kui ta ei kurda valitsuse pärast, kui ta ei kurda linnaisade pärast, kui ta on rahul sellega, mida talle pakutakse. Ta täidab oma osa ühiskonnas, ta elab nii, nagu talle antud on. Muidugi iseenesest mõistega inimene püüdleb kõrgemale ja nii edasi, aga tihtipeale kiputakse seda tegema teiste inimeste arvelt. Et inimene on ikkagi iseenda peremees ja ainult inimene ise oskab ja saab ennast aidata. Hea kodanik peaks teadma, kuidas kõrgemale jõuda. Tihtipeale vinguvad inimesed oma hetkeolukorrale, oma sotsiaalse seisundile ja nii edasi. Aga kas nad korrakski on mõelnud selle peale, miks see nii on? Sest statistika on näidanud, et vinguvad, kurdavad ja laidavad inimesed, kellel pole haridust. Sellest järeldame jällegi, et kui neil ei ole haridust, siis nad ei tea, kuidas teistmoodi saab. Et hea kodanik, ta ei pea olema diplomiga, aga ta peaks olema haritud, ta peaks tajuma seda, mis on õige, mis on vale, ta peaks tajuma seda, mis tema ümber toimub. Ning rääkides vaeste aitamisest, siis kui hea kodaniku juurde tuleb näljane inimene ja küsib talt süüa, siis hea kodanik ei anna talle mitte kala, vaid ta annab talle õnge ja õpetab ta kala püüdma. Sest nii on ju tuleviku perspektiivis kasulikum. Vaene inimene õpib ennast ise toitma ja saab ise elada. Kodanikuühiskond on selline huvitav asi, et tegelikult sellest on kirjutatud päris pakse filosoofilisi raamatuid, alates Vana-Kreekast, lõpetades siis tänapäevaga vahele jäävad kristlus, islam ja mis iganes. Ja ühes asjas tavaliselt ollakse suhteliselt ühel meelel, et riigi ja inimese suhe saab eksisteerida nagu inimese ja inimese suhe. Mis siis tähendab seda, et tegemist on kahepoolse, mitte ühepoolse asjaga. Et kui me nüüd kujutame ette kedagi tingimuseta armastada ja üldse näiteks mitte vastu armastust saada, siis see lihtsalt läheb üle. Kodaniku ja riigiga tegelikult kipub samamoodi olema, et suhe mingil hetkel lihtsalt katkeb, kui see ei ole kahepoolne. Kahjuks on tihtipeale niimoodi, seda on muuseas eriti 60. aastatest Ameerikas hipiajastu Beat Generationiga või 50. kus mingi osa ühiskonnast eeldab, et riik peaks justkui tema eest võimilema, aga ise riigile vastu anda ei taha. Et me kõik tahame, et oleks olemas politsei, et oleks tänavat ehitud, et oleks kiirabi, kui näiteks vana ema kokku kukub või midagi sellist, aga paraku kipub see suhe siis tihtipeale lõppema, kui on vaja hakata makse näiteks maksma. Eestis meil õnneks seda maksuprobleemi nii hullu ei ole küll, aga on 3. ja 4. riikides hullemad neist Aafrikas, Tšaad, Niger, Nigeeria ja nii edasi,
kus inimesed lihtsalt ei täida oma kohustusi riigi ees. Aga jah, vastu tahavad ikka saada. Või siis ootavad näiteks rikkamatelt riikidelt humanitaarabi. Mina arvan, et kui inimesel ja riigil puudub vastastikune suhe, siis ei ole inimesel riigid õigus küll mitte midagi nõuda. Mis siis tähendab seda, et kodanikuühiskond tegelikult algab iga inimese seest ja suhtumisest. Mis tähendab hästi pisikesi asju. Nagu see sama maksu maksmine, kindlasti tuleb käia valimas, sellepärast, et sul ei ole mingit moraalset õigust kritiseerida mingit olukorda, mis sulle ei meeldi, valimisjärgset olukorda, või poliitikuid, kes sulle ei meeldi, või situatsiooni, mis sulle ei meeldi, kui sa ise oma kätt alla pole pannud. Ja ärge unustage, et kui valima läheb palju inimesi, siis on võimalik olukorda muuta, aga ilma ühe inimeseta pole paljusid. Ühesõnaga, hulk inimesi algab igast inimesest ise, täpselt nagu riik. Kuidas seisneb heaks kodanikuks olemine? Minu jaoks ikka hea küsimus. Et eks meil igal ühel on omad erinevad arvamused, aga minu arvust algab kõik sellest, et üks kodanik peab jääma truuks oma riigile, oma ühiskonnale. Eelkõige tuleb jääda solidaarseks ja tänu sellele ma arvan, et me suudame säilitada ka oma riigi suveräänsust. Teatavasti heal kodanikul, kõikidel kodanikul on kohustused ja õigused ja Poolas kodanik peab täitma oma kohustusi nii oma sõprade ees, vanemate ees, ka riigi ees. Teatavasti kodaniku kohustuseks on nii-öelda kohustuseks on käia valimas ja valida Riigikokku meie eestkõnelejad. Võiks öelda, et meie rahvasaadikud, kes otsustavad meie tulevikku, oleks legitiimne, peame me valima Riigikokku need õiged kandidaate, kes on suutelised meie eest vastutama. Ja ma ei saa üldse inimesest aru, kes ei käi valimas ja hiljem ilguvad teiste kallal, õigemini ilguvad rahvasaadikute kallal, kes mõnikord teevad valesid otsuseid, samme. Selleks, et ühiskond saaks olla terviklik ja stabiilne, peab iga kodanik võtma kohustuseks käia valimas. Minu arust see ongi üks põhiline kodaniku kohustus. Ja samuti üks hea kodanik peaks tundma oma õigusi. Teadaolevalt meie bürokraatlikus maailmas õigusi mitte tundes võib jääda väga lihtsasti hammasrataste vahele, kui nii võib öelda. Mida ma veel võiksin öelda hea kodaniku kohta? Hea kodanik kindlasti säilitab oma kultuuri ja tänapäeva globaliseeruvas maailmas on see väga oluline, kuna igal kultuuril on oma eripära ja oma ajalugu. Ja selleks, et me saaksime oma tulevastele põlvedele anda üle see, mis on kunagi olnud, see, mida on teinud meie esivanemad. Selleks me peame säilitama meie kultuuri. Ma arvan, ka iga kodaniku kohustus oleks kanda seda kultuuri edasi. Mis tähendab olla hea kodanik? Eks hea kodanik olla tähendab ilmselt seda, et tuleb olla lihtsalt hea inimene. Eks defineerida kodanikku, et see on ikkagi sõltub igast konkreetsest riigist. Et kui võtame Eesti riigi, siis kodanik on nagu hästi lihtne olla, et ega Eesti riigil ei ole nagu kodanikule väga palju pretensioone. Et üks suurimad nõue, mis nagu on riigil Eesti kodaniku vastu, on see, et kui sa siin oled Eesti riigi kodanik ja teed midagi ja saad tulu, siis ole hea mees ja maksa oma maksud ära. Ja teine Eesti riigi soov, mis on pidevalt soov kui kohustus, on see, et ole hea inimene, käi valimas, eks. Ja need on nagu kaks asja, mis on nagu määravad Eesti riigis kodanikuks olemise tegelikult väga hästi ära, kui sa juba oled kodanikud, see on sinu tegevus. Eesti riik näiteks ei nõua väga kõvahäälselt ja igapäevaselt, et sa peaksid näiteks olema väga lojaalne Eesti riigile. Et see on ikkagi nagu iga inimese vaba valik ja tahe. Aga tuleb olla lihtsalt hea inimene ja teiste vastu, ümbritseva vastu, ka oma riigi vastu ja see tähendabki olla hea kodanik. Hea kodanik tähendab veel ka seda, et
ole ise puhas ja hoia oma ümbrus puhas, et see, kus sa töötad või elad, kus sa näed kas või kommipaberit või midagi taolist põrandal maas, et ole ja võta see üles, eks. Ära hakka otsima seda inimest, kelle ameti kohustus oleks see paber üles võtta. See liigne liigutus ongi see hea kodanikuks olemine, et see ei võta sul tükkide küljest ära, aga sa teed ise enda jaoks ja oma ümbritseva keskkonna jaoks nagu väga palju, et tasuks liigutust teha.